Ja osalejatel siis nagu varasemalt ka võimalus esitada küsimusi meile workshopis ja kui me omavahel siin väga vaidlema ei lähe, siis võib-olla jõuame mõnele küsimusele vastata ka. Aga alustaks siis sellest, et teeme selgeks, et kuidas siis on, et kas startupid näppavad kõik töötajad või mitte. Sest võib-olla ka kuulajad panid tähele, et paar nädalat tagasi ütles Kaarel Kotkas Veriffist äriplaani konverentsil, et nemad panevad massvärbamise seisma ja üleüldse keskenduvad efektiivsusele. Twilio teatas 10% töötajaskonna koondamisest, et mine tea, võib-olla jääb inimesi hoopis üle, et Agne, sina SMITis vastutasid muuhulgas ka personalijuhtimise valdkonna eest. Kuidas sulle tundub, et kas on nii, et IT-s startupid näppavad kõik töötajad? No ma ei tea, kui Martin nüüd ütleb, et ta oma 300 vakantset ametikohta ka täitmata jätab, siis ma ütlen, et kõikidel teistel on vähemalt mõneks ajaks võimalus. Aga ma tegelikult ei arva ja pole kunagi arvanud, et startupid kõik head inimesed endale saavad, et selgelt inimestel on erinevad põhjused, miks nad mingisugusel ajal hetkel töötavad siin või teise koha peal. Minu isikliku kogemuse kohaselt noored inimesed ikkagi päris tihti alustavad riigisektoris, ka just IT-valdkonnas ja siis tegelikult lähevad nagu uurima seda, et missugune see toimemudel seal startupis on ja tegelikult nii peakski olema, sellepärast et seda kogemust tuleb rikastada ja on tore, kui nad siis mõne aja pärast tagasi tulevad ja paratamatus on see, et tulevad tagasi nad siis, kui mingi kindlustunne on nagu saavutatud, sest riigist ei saa kunagi kõige paremat palgamaksjat, seda kindlasti. Aga küsimus või probleem ei ole üldse mitte selles, nagu sa ise ka alustasid, eks ole. Tegelikult on murekoht hoopis see, et neid inimesi selles IT-sektoris lihtsalt ei ole. Ja kuskilt ei paista ka, et neid nagu praeguse mudeli juures juurde tulema hakkaks. Et tõepoolest 27. aastaks iga aasta 260 nagu töökohta IKT-sektorisse juurde, samal ajal kui tasemeõpe suudab meile inimesi juurde anda natukene üle 1000. Ehk et 1000 on kogu aeg defitsiidis, eks ole. Ja ma arvan, et see on nagu see küsimus, millega me peamiselt peame tegelema. Ja meil on siin suurepärased näited, sama kood Jõhvi näol, eks ole. Ja me kõik oleme kuulnud Vali IT-st, ilmselt oleme me enamus sealt endale ka mingisuguseid inimesi saanud. Women in Tech, väga suurepärane algatus ja ometigi me nagu tegeleme justkui nende inimestega täna või selle olukorraga, kes on juba tööturule jõudnud. Ehk et see koht, kus me peaksime tekitama seda huvi nagu selle valdkonna vastu, et kõik justkui teavad, et IT-s makstakse rohkem palka kui mujal ja ometigi me ei saa neid noori sinna, eks ole. Nii et minu isiklik arvamus on, et me peame mingi täiega hullu panema selleks, et see muutuks. Et ma olen nagu selles mõttes nõus, et doktorante on juurde vaja, nagu täna hommikul räägiti, loomulikult on, sest et teadmuspõhine majandus on see, mida me kõik ootame, on ja. Aga ma ei ole päris nõus proua presidendiga, kes ütles, et riik ei saa endale lubada eksimist või et riigi eksimused on pahatihti liiga kallid selleks, et neid lubada. Nii et ma ei tea, mingid selliseid väga praktilisi näiteid, siis mina küll julgeks proovida 9. klassis vene keele asemel Pythoni õpetamist. Vaatame, mis saab. Äkki sealt tekib see, et iga kevadised gümnaasiumite katsed, kõik hulluvad. Noored, kelle keskmine hinne on 4,5, ei saa gümnaasiumisse sisse. Et anname nendele inimestele võimaluse, me kõik teame täna seda, et see üks haridus, mida sa peale gümnaasiumit valid, on esimene, sealt riburadapidi tuleb neid pärast järgi veel, eks ole, et tuleb teha mingisuguseid teistsuguseid või kasutada teistsuguseid lähenemisi selleks, et seda olukorda muuta. Selle põhikooliga vist on küll ka selline lugu, et mõned inimesed sinna lõpugi ei jõua, et väidetavalt iga 6 noor loobub enne põhikooli lõpetamist ja circa 24 000
15–29 aastast noort inimest pole ei töö ega haridusmaastikul parasjagu tegevad. Et Renno, kas riigil on siin mingisuguseid plaane? Ja aitäh. Esiteks see probleem on tõepoolest väga suur ja on teada, kui suur täpselt, et see 20+ tuhat inimest, kelle kohta täpselt ei teata, mida nad teevad, see on nagu üks viis seda kirjeldada, aga on hinnatud, et see läheb meile ühiskonnana maksma umbes 1,3% sisemajanduse kogutoodangust. See, et me ei suuda või need inimesed ei saa ennast teostada kvaliteedis ja tasemel, milleks neil tegelikult loomupärased võimed ja anded on olemas. Ja see, et põhikoolist nii palju lapsi, põhikooli astmes nii palju lapsi ja noori kaotab õpihuvi, räägib ju sellest, et tegelikult midagi põhimõttelist on viltu. Sellist tehast, kus iga 6 saabast oleks välja viltuse kontsaga, see läks pankrotti. Aga ometi selline kool, kus iga 6 laps tuleb välja katkisena või tegelikult ei taha sinna kooli minna, näitab, et me toodame praaki selles mõttes. Ja nüüd küsimus, et mis me siis teeme? Et ühtpidi on koolisüsteem üsna traditsioonides kinni, siin taga on hästi palju inimesi, hästi palju huvisid, hästi palju ootusi ja eeldusi. Ja minu kogemus lubab väita, et kui niipea, kui me alustame seda mingis seltskonnas juttu, et probleem on. Inimesed saavad aru, probleem on, mis me teeme, siis hästi ruttu minnakse selle juurde, et aga minul oli selle ajal nii ja minul oli selle ajal naa. Natuke tuleks suuta kõigepealt sellest, kuidas omal ajal oli lahti lasta. Ja võtmeküsimus on siin see, et kuidas säilitada õpihuvi. Kuidas säilitada õpihuvi kogu õppeprotsessi jooksul. Ja siin, sest minust targemad inimesed, kes palju pikemalt saavad rääkida, aga hästi lihtsalt öeldes selline teater, mida me kasutame koolis, see ei tööta väga hästi. See ei tööta, et õpetaja on klassi ees ja siis näitab ette ja kõik püüdlikult kirjutavad selle ülesse. Selline passiivne õppimine ei anna tulemust ja suretab õpihuvi. 10 minutit frontaalõpet tunnis, sealt edasi on selle teadmise rakendamine. Greta Arro on väga hästi kirjutanud, küllap te olete midagi sellest ka kuulnud või lugenud, eks ole, et see on nagu need teadmised on nagu lõngakera, millega kassipoeg mängib, eks ole. Pillab maha, nopib uuesti ülesse, kasutab seda ja iseenesest see natukene kirjanduslik võrdlus mulle meeldib, et õppimiskäsitlus tuleb muuta. Aga siin on terve rida konkreetseid samme, mida riik on plaaninud teha ja võib-olla üks tähtsam, mida siin nimetada, on see, et formaalharidust ja huviharidust tuleb palju paremini omavahel siduda. Palju paremini omavahel siduda ja huvihariduses me näeme väga sageli, et kuidas osatakse seda huvi hoida ja kuidas noor inimene tegelikult peaaegu et ehitabki sellest endale elu. Ja see, mis põhikoolis sünnib, on mõnikord isegi kõrvalise tähtsusega. Ja üks võimalus võib-olla inimesi juurde saada siis nendele IT-ametialadele on võib-olla ka sellises ümberõppe formaadis asjadele lähenedes, et kui vaadata jällegi neid sammu OSKA uuringuid, siis nende järgi väidetavasti on meil üle varsti pagareid, kondiitreid, kutseharidusega raamatupidajaid, arhitekte, aednikke, päris paljude erinevate elualade esindajaid, et Martin, mis on sinu ettepanek, et kuidas neid inimesi tuua IKT erialade juurde? Ma arvan seda, et hästi palju sõltub sellest inimese enda tahtest, et kui me vaatame, siis täna maailmas kõik on võimalik, ükskõik mida sa õppida tahad, sa saad praktiliselt tasuta õppida. Kui me mõtleme, et miks seda ei juhtu, siis see lõpuks ikkagi on kuidagi
inimeste harjumuses või mingis sellises asjas, et ei ole kuidagi seda tahet. Sa mainisid sama asja, et tegelikult kui loogiliselt vaadata, et siis IT-s pigem on head palgad, mulle tundub töö on huvitav ja kõik see, et millegipärast, et inimesed seda pelgavad, et kas see on mingi arvamus, et see ei ole minu jaoks, see on liiga keeruline, ei ole seda proovitud, et neid asju on erinevaid, nii et üldiselt jah, kui keegi seda peaks kuulama, siis mina ütleks, et proovige ja hakake vaikselt otsast peale, et on Eestis erinevaid kursusi, on rahvusvaheliselt neid asju ja võib-olla, et ka praktilisemaks minna, siis me nägimegi, et Kood Jõhvi oli ka ettevõtjate poolt üks selline algatus, kus me mõtlesime, et proovime midagi täiesti teistmoodi, et kool, kus ei ole õpetajaid, mis on tasuta, kus õpitakse grupiviisiliselt ja selline teistmoodi lahendus ja meil on nüüd kohe algab teine lend alustab ja loodetavasti umbes 300 inimesega, nii et selles osas, kui me näeme, et Eestis täna tasemeõppest tuleb aastas 1000-1500 selles vahemikus, et siis me proovime juba teisel aastal 300 inimest lisaks vastu võtta ja kokku on umbes 500 meil siis täna koolis, et vaatame, mis sellest välja tuleb. Esimene õpilaste tagasiside on üldiselt positiivne, aga kindlasti me oleme nagu startup-ilikult õppinud ja näinud ja ka vigu teinud kindlasti sellel esimesel aastal, et eriti need inimesed, kes proovivad täna kaugõppes ja põhitöö kõrvalt seda õppida, et nende puhul on just näha, et nad ei pruugi sellega toime tulla, sest see oodatav õppeintensiivsus on päris suur. Nii et selles osas jah, ma näen, ja võib-olla ikkagi on see, et see õpe peakski olema ka erinevates Eesti kohtades, et eriti kui sa oled juba natuke vanem inimene, sul on pere ka, ega sa ei kipu minema väga kaugele ilmselt, et see on ka üks aspekt, nii et sellepärast me näeme ka, et miks just Jõhvi oligi seesama ka, et ikkagi Ida-Virumaal pakkuda inimestele kodulähedasemat võimalust ja meie puhul ka, et keskmine vanus on 28, mis tähendab, et väga paljudel nendest on juba midagi õpitud elus, nad on midagi proovinud ja siis nüüd nad tulevadki ümber õppima, nii et ma näen, et kui on veel seda tüüpi algatusi, siis ma arvan, et need oleks väga teretulnud, et eks meil kindlasti ka kogu seda mudelit ülal pidada täna on keeruline ja ma arvan, et ka me oleme siin Rennoga arutanud, et me oleme riigi jaoks üsna selline omamoodi elukas, et me ei ole klassikaline kutseõppeasutus või midagi muud, et me peame ka mõtlema, et kuidas ennast natuke võib-olla akadeemilisemaks vormida selleks, et võib-olla ka riigiga rohkem koostööd teha ja võib-olla mingil kuul riik saaks meid toetada, sest meie õpilastel näiteks täna ei ole klassik, kuna me oleme nagu lihtsalt täiendõppeasutus, siis meie õpilased ei saa näiteks, mis nad siis on, haigekassat või mingeid selliseid asju, nii et eks meil neid väljakutseid jätkub, aga me oleme avatud headele ideedele ja ka uutele toetajatele, kui keegi tahab meie kogukonnaga liituda, et siis tulge mõelge kaasa, nii et aga jah, kui siin veel alguses viidati teistele startupile, et me kindlasti koondada ei plaani täna inimesi ja jätkuvalt palkame, võib-olla ka natuke väiksemas tempos, kui me aasta alguses ootasime, aga kindlasti iga kuu palkame inimesi juurde. Ja mis veel? Võib-olla ikkagi seesama Eesti turu väiksuse küsimus ka, et siin on inimesi, kes võiks IT-sse tulla, aga kui nad ise ei taha ja me siit turult neid inimesi ei leia, et siis lihtsalt ettevõtjana paratamatult me peame mingi hulga töötajaid ka välismaalt palkama, nii et meie tänasest Eesti 1200 töötajast umbes pooled tegelikult on välismaalt tulnud, nii et jah, ei ole mõtet siin kogu aeg inimesi firmade vahel üle osta, vaid tegelikult kui on näha, et on vajadus ja siis tuleb neid ka Eestisse kutsuda. Agne soovib täiendada. Ja mu mõte hakkas jooksma sellelt pinnalt, et kuidas riik saaks siis tegelikult toetada või panustada tegelikult sinna teistsugusesse lahendusse, eks ole. Nagu sa ütled, õppuri keskmine vanus 28 eluaastat, eks ole, umbes ilmselt on pere, sa ei saa oma sissetulekust ilma jääda ja nii edasi, et miks peaks see, et ei ole klassikaline õppeasutus olema midagi, mis takistab riigil siis omapoolset panust sinna anda? Ma ei tea, ma vähemasti ei näe nagu ühtegi sellist põhjust, miks ei võiks või ei peaks juhtuma. Ja ma toon siit kõrvalepõike teise näitena, et
riik on andnud küberturbesse 30 miljonit raha juurde. Ja loomulikult on seda seal hirmsasti vaja ja sellega tuleb teha nii-öelda investeeringuid, panustada. Mure on see, et inimesi ei ole, kes seda teeksid. Ehk et ressurss on, inimesi pole, teil on inimesed, aga me kuidagi ei suuda neid kokku viia. Ja ma ütlesin enne ka, et võib-olla see ei olegi võimalik realiseerida, aga me võiksime vähemalt mõelda nende selliste päriselt hullude ideede peale, et ma tea, võtame 10 miljonit ja teeme järgmise lennu, siis ma ei tea, riigi küberturbeekspertide lennu. Maksame neile päriselt normaalset sisenemistaseme palka, nad saavad tulla koha peale, õppida. Ja siis okei, loomulikult sellega kaasneb see, et sa pead mingi aeg siis riigi jaoks töötama, eks ole, aga sama kaasneb ka Sisekaitseakadeemias, Kaitseväe akadeemias, et see ei oleks nagu mingisugune ennekuulmatu asi, et ma ei taha kedagi nagu sunnismaiseks teha, aga valikut võiks pakkuda, see võiks olla üks alternatiiv selles mõttes. Aga nagu võiks mõelda nagu seda, et kui meil ei ole nagu praegu seda lahendust, eks ole, siis räägime inimestega, küsime, kuidas me leiame selle lahenduse, on ju. Võib-olla siin, et ei jääks ekslikku muljet, siis minu paremat teadmist mööda on riik ka Koodi Jõhvit toetanud. Ja tegelikult me äärmiselt suure huviga seda haridusinnovatsiooni näeme, tervitame ja tegelikult pinkse huviga jälgime seda, et kas need ootused ka täituvad ja tegelikult üks hästi selge mõõt on tööandja rahulolu. Tööandja rahulolu nende koolilõpetajatega ja mitte ainult mis räägitakse, vaid ka see, et mis ametitesse need inimesed siis jõuavad. Et see, kuidas nad ennast suudavad teostada ja ütleme, siin tuleb ka silmas pidada, et mis stardipositsioonilt need inimesed on liikuma hakanud. Et kui kellelgi on 2 kõrgharidust all ja ta teenib pooleteistkordset Eesti keskmist palka, siis see on iseenesest mõistetav. Aga kui tal enne oli põhiharidus ja nüüd ta teenib 2-kordset Eesti keskmist palka, see näitab, et selle paari aasta jooksul on ta saanud mingi väga suure väärtuse, suudab oma potentsiaali palju paremini rakendada, kui ta enne seda suutis. Nii et loomulikult on riik valmis seda revideerima ka neid lähenemisi ja toetama, kui see annab tõendatud tulemust. Aga ma tean, et see ei kõla väga populaarselt, aga riik ka vastutab paljude asjade eest ja tõenäoliselt siin on palju isikliku hariduskogemusega ja lisaks lapsevanemaid, et ootus, et see, mida sa sealt koolis saad või mida sinu laps koolis saab, eks ole, et see on meil seda, alati ei suuda seda sõnastada, aga see ootus on selgelt olemas ja kui riik on loonud mingid institutsioonid, on ta ka öelnud, mis standarditele need peavad vastama, eks ole, et siin on oma selline formaalne pool ka juures, et lennult otsustada, et see on hea mõte, siia viskame 2 miljonit sisse, et see võib tunduda laval väga hea mõte, aga praktikas on seal alati see vastutus ka küljes. Ma arvan, et selles osas me teeme tööd ja peame dialoogi ja loodame, et leiame seal mingi mõistliku kesktee. Aitäh senise toetusest. Ja ma kommenteerin ka lihtsalt, et see 2600 inimest iga aasta on, et see number on päris võimas. Ja selles mõttes on äge, et on erinevaid lahendusi, kas või Kood Jõhvi näol, aga see ikkagi keskendub mingile väga ühele konkreetsele probleemile. On ju. Ja selles mõttes ma olen väga nõus sellega, mis Agne ütles, et võib-olla on tõesti aeg teha mingeid nagu kardinaalsemaid katsetusi, on ju, et piloteerida ka haridusmaastikul, aga keegi peab võtma siis eest vedada seda teemat, on ju, et see ei saa, et meil on küll näiteks Targa tööühing, kellega koos meie kas või teeme seda Women in Tech'i praegu, et meil on 50 naist ümber õppes, on ju, töö kõrvalt väga väljakutseid pakkuv võimalus iseenesest, on ju. Aga või Kood Jõhvi, et sa tuledki ära sellelt, mis iganes, oledki see pagar ja nüüd ma ei teegi seda, ma lähen ja pühendun sellele õppimisele teadmata, mis siis, kas mul see õnnestub, aga ma julgen proovida. Et selliseid eritahulisi valikuvõimalusi tekiks ikkagi rohkem ja me julgeks katsetada võib-olla erinevate profiilidega ka. Sest ega meil ei ole vaja ainult näiteks, ma ei tea, neid tarkvara arendajaid, on ju, et neid profiile tõesti see küberteema väga aktuaalne, on ju.
kõikvõimalikud muud analüütika testija rollid, kus saab edasi minna ja nagu me teame, õnneks elame arenenud maailma osas, kus meie kõigi eluiga muudkui pikeneb loodetavasti ja tegelikult siis ka see aeg, millal me töötame, ehk et meil kõigil on loodetavasti 2-3 karjääri ikkagi oma eluea jooksul on ju, et lihtsalt, et mis need võimalused siis on ju, seda pööret teha või siis enda huvidest, mis elu jooksul paratamatult kõigil meil loodetavasti ju tekivad, on ju, siis võtta samme ja tegelikult ka seda tööalast karjääri muuta, on ju. Et aga tõesti, et see ei saa olla tegelikult ainult nii-öelda era- või kolmanda sektori teema, et ma arvan, et siin saaks küll riigiga julgemalt sellist partnerlust luua. Jaa, aga Kood Jõhvi väga inspireeriv. Ja aitäh, ma haaraks siit korra sõnasabast. Kas ma saan teist nüüd õigesti aru, et selle jaoks, et olla tarkvara arendaja, ei ole tegelikult vaja arvutiteadust õppida? Ma arvan, et maailmas on üsna tublisid tarkvaraarendajaid, kes on ise õppinud, et selles mõttes, et kindlasti on neid ka ja on jälle teisi, kes on tulnud akadeemilise taustaga, nii et selles mõttes ma arvan, see on nagu igal elualal, võib-olla arstide puhul on nii, et eeldatakse rohkem ülikoolikraadi läbimist või advokaadi puhul ka, kui sa kuskile tahad jõuda, aga üldiselt sellistel praktilistel aladel, kus oskus võib-olla on olulisem, et seal ma näen, et see on ka täiesti võimalik, on ise õppida. Kuidas see Haridus- ja Teadusministeeriumi vaates tundub? No ilmselt see käsitlus on ajas muutunud ja öelda, et me oleme mingis lõppjaamas ja nüüd on valmis, ei saa. Et need toodud näited, arsti kutse on selles on inimesed üsna ühte meelt, eks ole, et tuleb tasemeõppeprogramm läbida, seda ei ole võimalik kodus praktiseerida ja omandada neid oskusi, et keegi ei tahaks olla selliseid ohtripatsient. Ja siis näiteid veel, näete õiguses on ja mingid sorti insenerid on, aga seegi on muutumas. Et mina ise olen õppinud mehaanika inseneriks, teinud materjaliteadust, olnud ülikooli professor ja kui ma mõtlen tagasi sellele õppesisule, mis oli siis, ma ei tea, 25 aastat tagasi, see on tohutult muutunud. Pool sellest sisust on tänaseks minetanud oma tähtsuse. Ja need nii-öelda paindlikud õpiteed, paindlikud õppevormid, et neid me püüame ju nii-öelda väga eri tasemetel ellu kutsuda. Minu poolest, kui me räägime kõrgharidusest, siis on suuri lootusi pandud mikrokraadidele või kui mikrokraadid on siis mõiste, mida me arvame, et see võiks jääda ülikoolide poolt pakutava haridussisu juurde, aga mikrokvalifikatsioonid, kui rääkida laiemalt täiskasvanu haridusest, et need võimaldavad tulevikus siis selliste pisemate ampsudena saada vajalikud oskused, õppeaeg on lühikene, sa saad mingisuguse komplekti oskusi ja teadmisi, mida sa saad siis juba kasulikult iseenda ja teiste jaoks rakendada. Ja nendest tükkidest kokku on sul võimalik ehitada siis iseendale kraad, mis on ekvivalent siis taseme õppeharidusele. Ma arvan, et need arengud on toimumas ja arvata, et riigi poolt riik on kuidagi inertne või ei taha seda haridusuuendust vastu võtta. Ma väidan, et see ei ole kaugeltki nii. Pigem julgen väita, et mõnikord on tajutav see tõrksus uuendusi kasutusele võtta nendes institutsioonides. Meil on kool, on maja, mingisugune betoonist või tellistest koht, mida on vaja kütta, mida on vaja hallata ja siis selle maja ümber keerleb tohutult palju seda muret. See on ka osa sellest problemaatikast, mis on seotud haridusuuendusega. Mina ütleks ka, et või isegi võib-olla põhikoolis ma näen võib-olla isegi täna kõige olulisem roll olekski see, et õpetada inimesed õppima. Nad saaks aru, et mismoodi erinevaid asju õpitakse ja mis mulle sobib. Et luuletust õpitakse, ma ei tea, niimoodi, keelt õpitakse niimoodi, matemaatikat või mingit keerulist ülesannet lahendama niimoodi ja
ja võib-olla ka see info otsimise oskus üldse maailmast ja saada aru, mis on kriitiline, mis ei ole. Et noh, nagu ma ütlesin, tänapäeval saab tegelikult päris absoluutselt kõike õppida internetist, et just kui inimene sellise mõttelaadiga nagu põhikoolist või koolist edasi liigub, ükskõik läheb ta siis kutseharidusse või gümnaasiumisse või kuskile mujale, et siis tegelikult sellise suhtumisega ta võib vabalt ollagi, ma ei tea, töötada 10 aastat pagarina ja siis mõelda, et nii, nüüd ma tahan minna IT-d õppima või hoopis ehitajaks või midagi muud ja tal on see nagu valmisolek ja mõtlemismudel. Et ma arvan, see on just ka hästi oluline. Ja Jõhvis on sama asi, et me tegelikult teooriat ei õpeta, aga me natukene anname neid niidi otsi iga selle uue projektiga, mis nad teevad ja sealt just peakski see oskus tulema, et kuidas õppida ja loomulikult nad on sellised junior või võib-olla kesktaseme siis tarkvaraarendajad, kes on umbes 4000 tundi tegelenud tarkvaraarendusega, kui nad koolist välja tulevad. Aga just see mõttelaad, et ma olen väga erinevaid asju proovinud, neid ise uurinud ja siis ma töökeskkonnas kindlasti peangi jätkama seda sama teekonda, et see just on minu meelest oluline. Jaa, väga nõus. Mulle küll tundub, et väga paljud inimesed välistavad enda jaoks selle arvutiteaduse, selle kõrgema matemaatika pärast. Et see on nagu suuresti see põhjus ja ma ei taha öelda, et me peaksime nagu 100% nüüd mingit suunda muutma ja tasemed õppe nagu täiesti kuidagi kõrvale jätma, vaid ma arvan, et me peaksime aktsepteerima alternatiive. Et anda nagu rohkem neid võimalusi ja võib-olla just nimelt seda tunnetust, et kui sa oled nagu tõepoolest see junior koodikirjutaja, siis sealt tegelikult see edasiliikumine, nagu me rääkisime, et mitu erinevat haridust, eks ole, ja aja jooksul uusi õppimisi, et ma tänase siin lõunapausi jooksulgi on ka auditooriumis inimesi, kes ikka jälle ja jälle lähevad omandama TalTechi mingit uut haridust, eks ole, et nii see paratamatult on, et minu meelest me kuidagi oma koolisüsteemis, väga minu subjektiivne arvamus, keskendume sellele, et mida sa nüüd 18-aastaselt otsustad, et sa oma eluga teed. Et minu meelest see on kõige suurem taak. Et peamiselt tuleks rääkida õppuritele või noortele inimestele seda, et tee praegu seda, mis sulle praegu õige tundub ja sul on nagu 3 korda aega seda veel ümber otsustada. Ja võib-olla tõesti, et mida sa esimesena tahad proovida, on ju? Jah, et ühtpidi võib sellega nõus olla ja sellega ma olen kindlasti nõus, et väga varakult kiputakse lapsi ja noori kuidagi sorteerima. Me oleme küllap isegi kuulnud, sina oled niisugune ja sina oled naasugune ja see hakkab meie valikuid mõjutama. Ja mõnikord suudetakse sellest üle olla, läbi murda ja teinekord ei suudeta. Ja see, et meil mõnedes eluvaldkondades on nii vähe tüdrukuid, eks seegi on märk sellest, et see säärane sõelumine selgelt mõjutab seda tulemust. Ja ma arvan, et mis puutub nüüd IT-valdkonda ja naistesse ja tüdrukutesse IT-s, et siin tuleb seda sama põhjust otsida just põhikoolis. Kuidas me oleme korraldanud tehnoloogiaõppe ja kui me seda ümber korraldaksime, võib-olla suudaksime olulisel määral seda valikute spektrit laiendada. Taavi Kotka ju oma Unicorn programmiga tegelikult, kus täna on, ma ei tea, üle 2000 õppijat, me oleme seda ka arutanud tegelikult ministeeriumiga, et mis võimalused oleks, et seda tööõpetust reformida ja viia rohkem tehnoloogiaõpetust sinna just, mis ta siis on, 7–12 sinna vanusegruppi, et nad saavad nagu seda interaktiivselt lihtsamate harjutuste kaudu need asjad ära proovida, mis iganes akutrelliga puurivad porgandi sisse augu, tuleb välja, et enamus tüdrukuid pole kunagi varem sellist asja teinud. Teevad selle 1 korra ära, 2 korda ära ja joodavad kokku mingisugused LED-tuled, teevad endale kostüümid ja nad saavad aru, et see ei ole nagu kõrgem matemaatika, vaid need on täiesti igapäevased asjad ja kui sa selle põhikoolis sellise baasteadmise kätte saad, siis ma arvan, on väga hästi, et mis Taavi on võib-olla aru saanud, on just see, et tundub, et seal on vaja tüdrukuid ja poisse selles tunnis alguses hoida eraldi, sest et kui nad on koos, siis paratamatult poisid kipuvad need tehnoloogia asjad enda peale võtma ja tüdrukud kohe kuidagi astuvad kõrvale, aga kui on 2 eraldi gruppi, siis neil ei jää muud üle, tüdrukud peavad ka need asjad ära tegema ja kui nad on korra proovinud, siis tegelikult töötab väga hästi, nii et võib-olla kui me sellise asja suudaksime kõikidesse Eesti koolidesse viia, siis võib-olla see aitaks meie järgmist põlvkonda, aga loomulikult peame tuleviku peale mõtlema ja peame mõtlema, mis me saame
tänaste inimestega teha, kui me arutasime need 20 000, et siin on erinevad väljakutsed, aga ideid ma arvan, et meil on. No, et 500 pluss kooli, kus õpetajaid on vaja ja tegelikult komistatakse selle praktilisele väljakutsele, et meil ei ole see, meil on ühesugused õpetajad, kes on õpetanud x aastat minu poolest Haapsalu pitsi siis heegeldamist ja meil ei ole tehnoloogiaõpetajaid ja siin ma kasutan seda võimalust kutsuda üles, et loomulikult ülikoolid teevad endast oleneva, et neid õpetajaid ette valmistada. Aga siin on kindlasti võimalus ka teha koostööd põhikoolidega, kutsekoolidega, ülikoolidega ja anda omapoolne panus selleks, et kas või ideedega, ettepanekutega mõjutada neid valikuid. Aga veel parem, kui selle taga mingi praktiline tegu, pakkuda oma ressurssi või oma võimalusi, küsida, mis sellel koolil vajaka on. Ja see ehk aitaks ka kaasa sellele, et me ainult siin ei mõlgutaks mõtteid ja unistaks, et mis oleks, aga et tegelikult asjad juhtuksid. Hästi, me oleme rääkinud sellest, kuidas inimesi valdkonda juurde tuua, me oleme rääkinud ümberõppest, aga oleme võib-olla lõpetuseks ka hästi praktilised, et meie Ingridiga personalitöötajatena ilmselt teame, et inimesi on lihtsam hoida kui värvata ja vähemasti 10 aastat tagasi Elionis keskmine töötaja oli staažiga 11 aastat. Tema nimi oli Andres. Et kuidas on seis täna, et kas teil on õnnestunud päriselt siis naisi juurde tuua, et sa juba Women in Techist rääkisid, et kas on õnnestunud naiste osakaalu kasvatada ja milline see staaž täna on, mida te olete teinud selle jaoks, et inimesi hoida? Jaa, ma kõigepealt ütlen kohe, et mina ei usu, et startupid võtavad kõik töötajad, et see oleks selge ja 10 aastat tagasi oli see staaž 9 aastat. Täna on see circa 11 aastat. Ja siiski, kui nüüd vaadata andmeid, täna hommikul just vaatasin, siis ikkagi Andres on see, keda meil töötab kõige rohkem. Küll, aga on tema kandadel selgelt ka Piret ja Katrin, on ju. Aga mõtlesin just selle peale, mis Martin ütles, et siis meie töötajatest selgelt 50% ei ole välismaalased, on ju. Et kus see tuleb ja ma arvan, et üks asi, mida teha saab või mille peale iga organisatsioon peaks mõtlema ja mis ma arvan, mis meil võib-olla on hästi õnnestunud, ühest küljest see tegevusvaldkond on selline huvitav pidevas arengus, mis hoiab inimesi võib-olla keskmiselt pikemalt valdkonnas ja siis ühes organisatsioonis, sest sa saad koos organisatsiooniga kasvada. Aga teisest küljest võib-olla 2 sellist märksõna ikkagi mõte ja mõju. Et mõte selles mõttes, et ise organisatsioonina mõtestada seda, et mida me tahame saavutada ja mis on selle konkreetse töö mõte siis olla selle inimesega kaasas, kes seda tööd teeb, mees või naine siis on ju. Et mis väärtus tema loob ja meil siin, ma kuulan, siis ma mõtlen, et meie oleme natuke võib-olla siis riigi ja startupide vahel on ju. Et ka olles elutähtsa teenuse pakkuja, üha olulisem, ma arvan, selle aasta kontekstis ja selgelt tajutavam ka, ma olen kindel, et enamus meie töötajad on selle peale korra mõelnud, mis see siis tähendab päriselt on ju. Me oleme sellest rohkem rääkinud, ka mõtestanud ümber oma tegevust, et see on kindlasti üks asi. Ja mõju võib-olla selles mõttes, et mis on siis minu töö mõju laiemalt on ju, et jah, töötades startupis on ju, ma saan ka teha asju, olenevalt siis sellest valdkonnast ja võib-olla töötada üle piiride hästi palju. Ma ei tea, Bolt mitmel turul te töötate praegu, 10, ma arvan on ju. Aga kui ma mõtlen meie mõju peale, et siis ma arvan, et on suhteliselt vähe ettevõtteid ikkagi Eestis organisatsioone, kus igapäevaselt töötades sa saad 100 000 inimeste elu kvaliteeti ja elukogemust mõjutada, kes on siin samas sinu kõrval. Et kui selle mobiilsidega ikkagi midagi on halvasti, siis kõik me Telia töötajad kuuleme sellest, mitte ainult meie klienditeenindus. Või kui see andmeside seal kuskil rabas töötab hästi ja sellel minu sõbral, kes on ettevõtte juht, on vaja just parasjagu midagi allkirjastada ja seda õnne
õnnestub, siis see siiras rõõm, on ju, on see, mis annab nagu seda tunnet, et jaa, me teeme õiget asja ja mul on hea meel, et ma olen osa sellest suuremast, on ju. Et selles mõttes ma mõtlen, et see on, ma arvan, midagi, mis on midagi, mille peale iga organisatsioon saab mõelda, mis on see meie mõte, mis on see mõju, mida siin töötades me loome, millega saab kaasas olla. Ja võib-olla üks asi, mis ma arvan, on meil suht sarnane startupidega ka, on ikkagi see arengupool, on ju. Et mida mulle isiklikult siis inimesena selles konkreetses organisatsioonis töötamine annab, on ju, et kuidas siis ma arenen inimesena, professionaalina, kasvan, mida uut ma saan kogeda, mida uut luua ja sealt, ma arvan, kasvab välja see minu võib-olla teine, kolmas, neljas karjäär elus ja minu rõõm lihtsalt personalijuhina on see, et meil õnnestub oma inimesi panna nägema neid võimalusi meie organisatsioonis, et see aitab hoida neid circa 11 aastat keskmiselt meiega. Aga naistega selles mõttes on nii, et jaa, keskmiselt meil on umbes mehi-naisi pooleks, ka meesjuhte, naisjuhte, aga loomulikult, kui me vaatame tehnoloogilistesse töödesse, kõikvõimalikud tõesti IT-arendus, analüütika, testimise, aga ka andmeanalüüsiga seotud tööd, et seal on ikkagi circa 20% meil naiste osakaal. Et see on kindlasti ka midagi, miks me oleme kaasas erinevate projektidega, et just julgustada naisi kaaluma karjääri tehnoloogias ja võtma võib-olla sellist suuremat vastutust ja mitte jääma selle kõrgema matemaatika taha, et näidata, et tegelikult see ei ole nii. Ja hästi suur rõõm, et tõesti meil on praegu käimas Women in Tech koos Targa tööga. Seal on 50 naist sai võimaluse osaleda selles kursuses, aga seal on järjekorras täna juba 500 inimest. Et mis on nagu see, näitab seda, et kui suur potentsiaal, et kui me rääkisime, et Kood Jõhvil on potentsiaali, on ju, et siis tegelikult 500 inimest on öelnud, et ma oma töö kõrvalt tahaksin saada seda võimalust, on ju, õppida uusi oskusi, kas siis tõesti projekti juhtimises, andmeanalüüsis või siis kasutajakogemuse parandamises. Jaa, aitäh. Vaatame vahepeal, kas küsimusi ka on meile tekkinud. Minu meelest ei ole, kui ma seda äppi õieti kasutada oskan. On või? Aga mina ei näe, kuule. See on nüüd väga imelik asja, aga ma usaldan sulle oma seadme. Just kohutav. Nii. Tõepoolest, aga võtame siis siit kohe sellise võib-olla enim hääli saanud küsimuse. Siin on neid tegelikult oi, tõepoolest. Nii. Hea küll. Et pikem lugu. Isegi Kood Jõhvi näeb, et töö kõrvalt õppimisel õppe kannatab. Siis miks me riigina peame heaks tudengite tööl käimist selmet kas või õppelaenuga lasta noortel ülikoolis õppimisele keskenduda? Ilmselt küsimus mulle. Nii, jah. No, ongi väga põhimõtteline valik, mis 10 aastat tagasi tehti niinimetatud tasuta kõrgharidusele üleminekuga. Tasuta on ta siis õppuri jaoks, tasuta ei ole ta riigi jaoks loomulikult. Et 200 miljonit eurot on umbes kõrghariduse tegevustoetus järgmisel aastal, et päris arvestatav summa. Ja nüüd küsimus, et mõtleme, et maailmas on väga häid ülikoole. Lähete sinna minu poolest Stanfordi ja hakkate rääkima, et ma tahaks tegelikult tööl ka käia. Mis nad kostavad teie peale? Tahad tööl käia, mine käi tööl. Tahad õppida, tule siia. Oxford ütleb teile sama. Tartu ülikoolis, Tallinna Tehnikaülikoolis ollakse sunnitud tegema mingisuguseid kompromisse. Et tahaks olla väga hea ülikool, aga õppur peab ju hinge sees hoidma. Ja siis ongi sellised sundvalikud, ja mis peegelduvad siis nagu riigi poolt nende poliitikavalikutes. Aga üks, mis on natukene nüüd ka muutunud, et õppelaenu summa ilmselt peab kasvama. See, et tegelikult selle rahaga oleks võimalik endal hinge sees pidada ja võib-olla ka natukene rohkem. Ja see avaks tegelikult ka võimaluse siis tegelikult seda haridustellimust suunata. Eks ole, teatavatel tingimustel seal, kus me tajume, et vajadused, ühiskondlik tellimus on suur ja oluline, aga mingitel põhjustel õppurite valikud seda nagu sinna õppima ei minda, siis kasutada seda õppelaenu
positiivse stiimulina. Nii et ma julgen kinnitada, et see teema eeldatavalt on teema, mis ka eelseisvatel valimistel saab tähelepanu Võiks saada. ja põhjendatult. Hästi, aitäh, Renno. Minu meelest on paslik lõpetada meie paneel kokkuvõtva lausega, mis pärineb tegelikult, see ei ole küsimuseks, vaid see on kellegi kommentaar, mis on saanud õige mitmeid laike, mis ütleb, et digioskused peaks olema õppeaine kõigile lastele juba põhikoolis. See ilmselt ongi meie pikaajaline lahendus. Aitäh!